elus tuleb ise hakkama saada ja päeva lõpuks sa saad ikkagi ainult enda peale loota, Minnes natukene teemast edasi ja rohkem sinu võib-olla isikliku elu suunal edasi liigelda, siis kui palju nagu selliseid tõekspidamisi on andnud sulle sinu enda vanemad, mida sa nagu praegusel eluperioodil või sedasi nagu kasutad, et kas mingid kindlad asjad võib-olla raha teemal või näiteks mingid muud asjad, et mõnedel peres on näiteks, et tuleb kell 6 hommiku ärgata, et ohtralt jõuaksid tööd teha ja nii edasi, et kui palju sul on peres nagu sellised asju olnud ja millised need tõekspidamised on? Mina arvan, et kõige suurem õppetund mu vanematelt on pärit minu emalt. Mul muidugi enamus õppetund ongi pärit emalt, sest et minu isa lahkus meie hulgast kui ma olin üsna noor. Ma olin 8-aastane, mu isa oli Estonia laeva peal. Ja sellega seoses võib-olla ongi minu suurim nagu õppetund on see, et elus tuleb ise hakkama saada ja päeva lõpuks sa saad ikkagi ainult enda peale loota, et mis ma sellega mõtlen, kus see õppetund tuleb, et mul on ema on mulle korduvalt rääkinud seda, et tol ajal see oli siis 90ndate algus, keskpaik. Minu isa oli selline õnnekas mees, ütles, et tema naine ei pea tööl käima, et tema nii-öelda tõeline, eks ju, boss selles mõttes. Tänapäeva pered ikka, mõnedel ikka on veel seda. Aga minu ema ei võtnud kuulda seda ja käis tööl, ajas oma asja. Mu ema on õpetaja, ja ta on mulle korduvalt seda öelnud, et aga mõtle, Jörgen, et kui ma olekski oma koolid, asjad pooleli jätnud, oleks nautinud seda elu, eks ju, kasvatanud väikselt 2 last ja hoolitsenud kodu eest, et kui sa ära läks, mis me teinud oleks, kus me läinud oleks. Et on nagu elu lõpuni endale tänulik, et ajas oma seda rida ja jonni, ütles, et tal on endal ambitsioonid, ta tahab midagi elus teha, eks ju, ja see on mind kindlasti saatnud läbi elu. Ja teine asi on kindlasti see, et selline vabadus, julgus proovida oma arvamust omada ja mitte karta nagu eksida, et siin ma mõtlen võib-olla ema poolt kõige võib-olla väiksemate asjadeni minnes, et meil oli alati kodus vabadus, ma võisin öelda, mida ma asjadest arvan, eks ju, ma ei tea, võtame kõige väiksemad teemad, näiteks väga paljud minu lähikondsid ütlevad, et ma olen näiteks toidu osas väga pirts, mina ütlen, ma ei ole toidu osas pirts, ma tean, mis mulle meeldib. Miks ma pean mingit sodi sööma, mis absoluutselt ei meeldi, eks ju. Aga see on lapsepõlvest saati, et mul ema ei pannud seda toitu lauale, mis ta arvas, et ma võiksin süüa, ta küsis, mis ma tahan süüa, eks ju. Et sellised tõekspidamised on võib-olla need põhilised, mis on nüüd kandnud. Et kui me räägime nagu isa poolt, siis sealt väga palju nagu ei mäleta, et olin suhteliselt noor, aga ühe tõekspidamise, mida ma suutsin ütleme, praktiliselt pool oma elust kaasas kanda, oli see, et näiteks noorena küsis mu käest, et poiss, suitsu tahad proovida? Muidugi tahan. Toppis mulle selle vile suhu, mis ma olin mingi 7-aastane, eks ju. Ja ma tean reaalselt faktina, et ma olin vist 19 või 20, kui ma järgmise kõssi tõmbasin, et kõik käisid nurga taga proovimas. Mult võttis ära selle isu.